Ma olen nagu mingi Ghost Hunters mingi. Oleme mingis kohas või? Kus me siin oleme? Me vist oleme. Wow! Miks see nii kriips on? Nagu see on see mingi the other side of Italy, vaata. Ja. Kõik on pime, vihma sajab, tänavad on tühjad, kedagi pole. Siin on üks hea kohvipood. Kui see on lahti, ma ei tea. Lähme vaatame. Okei, need pole lahti, neil on siesta. Läheme siis kuhugi mujale. Vaata lihtsalt kui ilus. Vihma sajab. Tšau! Tere! Oih, teid on palju. Tšauki! Tšau! Tere! Tšau! Kas te olete sõbrad? Kas see ei ole sõber? Tšau! Ilus koht on teil siin. Kas ma tohin siin olla? Üks asi, mille peale ma olen mõelnud, mis on tavaliselt nagu hetkes raske, aga üleüldiselt tore ja nagu arendav, on see hetk, kui sa pead ennast tutvustama inimestele. See hetk, kui sa pead ennast tutvustama, siis sa pead ennast mingite asjade järgi defineerima. Kas selle järgi, mida sa õpid, selle järgi, mis sa teed, mis tööd sa teed. Ja vähemalt ma olen aru saanud, minus tekitab tegelikult väga tugevat emotsiooni. Ja nagu kuidas sa tunned ennast siis, kui sa pead ennast defineerima. Ilmselgelt see, mis me õpime, see, mis me teeme, on nagu nii väike ja tegelikult tihti mõtet osa meist. Aga ühesõnaga, see võib väga palju nagu insighti anda sellele, kas meile tegelikult meeldib see, mis me teeme või mitte. Mina olen küll viimase aasta jooksul mitu korda tundnud, et apekki mulle ei meeldi see, kuidas ma pean ennast tutvustama või nagu ma ei taha neid asju öelda. Ja siis ma olen proovinud siin väikseid muutuseid teha. Ma otsisin elu eest mingit kohta, kuhu maha istuda, siis ma kõndisin mingit lambiteed, kus ma ei ole varem käinud. Jõuksib kogu aeg täiega palju sisalikke, ma ei saa niimoodi rääkida teist kõigist üle, super. Kõndisin täiega palju sisalikke, jõuksime kogu aeg tegema, et siin kohalikud naersed mulle. Ja siin on vist kohe surnu, et ma arvan, et ma lähen vaatan, mis seal toimub või noh, palju seal ikka toimub, aga noh, saate aru küll. Okei, naljakad asjad juhtuvad siin ikkagi, siin on sisalikke nii palju, ma tahaks teiega näidata, aga nad jooksevad ära. See on kogu aeg tuutu, kui ma kõnnin siin, aga nagu ma ei tea, mida nad öeldavad, et see on nagu väga mingi seksikas, et nad. Et nagu ma saan aru, et mõte on jah see, et nagu väga seksikas oleks, kui mulle nagu tuututada, aga ma lihtsalt nagu väga ebaseksikalt hullult ehmatan iga kord ja nagu mingi hüppan koha peal. Ja siis see lihtsalt teeb asjad nagu natuke kringliks, saad aru. Ma ei tahtnud väga palju seal surnuaias filmida, see tundus kuidagi natukene ebasünnis, aga väga ilus surnud oli. Ausalt öeldes tegelikult mul oli natukene creeps küll, sellepärast et seal nagu Eestis ma ei ole näinud, et meil nii läheks, et nagu ma nägin trellidest läbi, kuidas neil on nagu, tegelikult ma isegi ei tea, aga neil on nagu, ei ole ainult maas need hauad, vaid on kuidagi nagu sahtlitena nagu seina pandud. Tegelikult ma ei tea, kas see on siis, kui on nagu tuhastatud või mis värk sellega on, et nad kuskilt kivist nagu seina on lükatud, aga nad läksid ka nagu maa alla ja see oli, ma nagu nägin neid maa-aluseid kohti natukene või gave me the creeps. Ja ma olin täiesti üksi surnuaias, mitte kedagi teist ei olnud. Nende surnuaias oli nii palju nagu ilusam või kuidagi, jah, et ühesõnaga nende surnuaiad mujal Eestist väljas on kuidagi rõõmsamad või nagu ilusamad. Muidugi selles melanhoolsuses, mis meil on ka ilu, aga need on teistmoodi. Palju värvilisem on kõik ja kuidagi siuksem, jah, võiks öelda, et nagu rõõmsam. Okei, mul on tunne, et see kohvikoht tehakse siin kohe uuesti lahti. Ma tulin siia eetrist ootama, sest neil on siesta. Neil on asjad avatud enamasti nagu hommikuti ja siis mingi 2-3-4 on kõik asjad suletud, vahel ka varem. Mis on väga tore. Minu arust on äge, kogu aeg ei pea kõik asjad olema lahti ja saadaval. Pole hea asi, millega nagu inimesena ära harjud, sa saad kogu aeg kõike, mis sa tahad. See kõlas nii kurjalt. Aga ühesõnaga, tegelikult meil ei ole vaja kogu aeg kõike saada, aga ma olen nii unine, nagu ma ei tea, kas see on aru saada ja kas mu häälest või olemust on aru saada, aga ma olen nii ekstreemselt unine. Mu silmad vajuvad kinni lihtsalt, nii et sorry, kui see kogu värk on natukene uimane siin. Super, läheb aina paremaks. Tšau, ma olen Elise, ma vist ei olegi siia introt teinud. Nii et tšau, mina olen Elise ja selle tulemust tagasi. Mul on hea meel, et sa siin oled. Ootan siin praegu oma kohvi või mitte mingit oma kohvi, tähendab see koht on siestas. Väike kohvik, neil on siesta, nii et ma ootan, et nad avaksid uuesti. Tulin siia taha ootama, lihtsalt ma kükitan nagu mingi parklas, see näeb suht imelik välja, ma nüüd kui keegi mind näeks, siis nad arvad, et ma olen naljakas. Aga see on okei. See on fine. Olen Itaalias, kui polnud veel aru saada. Ja tahtsin lihtsalt teha toredat check-in ja veits näidata seda elu siin. Mulle meeldib teha neid tead, kus ma saan kordamööda näidata nagu mingi täiega basic asju või sükest nagu elu. Ja samas ka rääkida sellest, mis mu mõttes on olnud, sest ma arvan, et see on nagu nii tohutult tähtis on jagada selliseid asju. Eriti kui ma olen oma eesmärgiks võtnud selle, et ma olen
väga brutally honest. Ma arvan, me tunneksime ennast kõik väga palju paremini ja enesekindlamalt, kui me näeksime rohkem täielikult valusalt ausaid inimesi. Mul on paar raamatusoovitust. Esiteks, ma lugesin läbi sellise raamatu nagu Lessons in Chemistry ja see on üsna populaarne, nii et ma arvan, et paljud on seda lugenud ka, aga kui sa ei ole, siis ma täiega soovitan. 50-ndatel, 60-ndatel toimub, see räägib ühest naisest, kes on keemik ja tema elus, sest et ilmselgelt siis ei olnud väga lihtne olla naine ja eriti naine, kes tahab keemik olla või kes on keemik selles mõttes. Mind nii inspireeris see tugev naiskarakter, sest ma ise tunnen, et ma olin mingi aeg väga häälekas nende asjade eest, mida ma usun, poliitiliste probleemide ja whatnot eest, aga ma olen väga õnnelik, et ma olin. Aga üks hetk ma sain aru, et see tegelikult oli hästi minu enda heaolu arvelt ja lihtsalt see, et ma ei tundnud ennast hästi. Mul oli kogu aeg see nii hull valus ja see ongi õigest, asjad ongi valusad ja paljud asjad vajaksidki nii hullu muutmist. Aga ma sain aru, et ma ei saa tegelikult mitte kedagi teist aidata, kui ma... Super. Kui ma esmalt iseennast ei aita. See on nagu see, et pane endale enne hapnikumask pähe kui teistel on ja ma lihtsalt elasin nii tugevasti selles teiste inimeste valus ja ka minu enda valus muidugi, sest ma ise olen samamoodi naine, aga ma ei räägi nagu ainult siis nagu mingi soolisest võrdõiguslikkusest, vaid ma räägin ka rassilistest probleemidest ja üldse mingi vähemuste probleemidest või kliimamuutustest. Need kõik on väga tugevad probleemid. Kas lähete kohvile? Jah, ma ootan, et nad avaksid kohvile minna. Ja vaata lihtsalt. Siuke vaade on meile tubel. Mul eelne tegelikult jutt väga tähtsa teema kohal pooleli, aga vahepeal juhtus palju asju. Ja ma mõtlesin, ma fillin enne. Pärast seda, kui ma olin cut-off, siis me läksime ühte vanasse lossi, kus siin nagu asjad ja tegevused toimuvad. Ja seal lossi otsas oli torn. Ja üks teine tüdruk ronis selle torni otsa, ühte teed pidi, mis ma olin nagu, et okei, see on ilmus. Ja et ma olin nagu, ma tahan ka sinna torni otsa minna, aga ma lihtsalt nagu hüppanud, see on nagu kõrge, et ma nagu võtan nagu haaran kinni sealt ja siis tõmban ennast ülesse. Ma tegin seda, aga selgus, et see torn oli praak ja see murdus ära. See äär nagu murdus ära, kui ma selle kinni võtsin ja siis see on nagu kivist, ja see oleks mulle pähe kukkunud, aga ma kuidagi püüdsin selle kinni, see kukkus maha ja siis ma olin alguses šokis, et nagu see kukkus ära, aga siis selgus, et arvan, et YouTube ei võtta seda maha ega mingi bänni seda videot ega teed seda vähem vaadatavaks. Aga jah, mul on siit kõik katki ja natukene siit teise käe pealt ka. Samuti läksid mu jalanõud lõplikult pooleks. Ma panen siia pildid kuhugi ja see oli lihtsalt naljakas. Nii et ma läksin poodi ja ostsin need uued jalanõud ka, aga näitan neid võib-olla hiljem. Ja eile pallimängudega nagu reaalselt see oli see, mis juhtus. Ma proovin nüüd järgneva reisi jooksul mitte ennast rohkem vigastada ja olla natuke ettevaatlikum, aga mul on vähemalt head lood. Aga teise teema juurde tagasi tulles, siis kui sa oled inimene, kellel on hullult hell süda ja palju empaatiavõimet, siis võib olla hullult keeruline siin maailmas olla, sest me näeme vaata kõike, mis toimub, me näeme kõike rasket ja nagu tunnetame kõik kogu seda valu ja laseme seda kogu valu endast läbi ja siis see muutub ebaproduktiivseks, sest et tegelikult, kui sul on endal nii halb olla, siis ei saa kedagi aidata. Ja ma usun, et üks inimene, kes tunneb ennast endas hästi ja saab nagu, temas on nii palju nagu head, et see on ülevoolavalt hea ja see aitamine tuleb sellest. Üks inimene, kes teeb seda niimoodi, see on palju võimsam kui, ma ei tea, 20 inimest, kes tegelikult tulevad ennast räme halvasti ja tegelikult ei saa endagi hakkama, kui proovivad teisi aidata. Ma arvan, et juba lihtsalt sellena, kui sa ise tunned ennast endas hästi, ma arvan, et juba sellena, kui sa lihtsalt tunned ennast endast tõeliselt hästi ja järgid oma kutsumusi, järgid oma tundeid, päriselt oma südant, see on tegelikult kõige maailma muutvam asi üldse. Ma arvan, et meil kõigil on mingi viis välja mõeldud, kuidas me oleme mõeldud seda maailma nagu aitama ja paremaks tegema ja see ei näe igaüheks samamoodi välja. Osad jaoks võibki olla mingi väga häälekalt mingitest kindlatest probleemidest rääkimine ja nendele inimestele võib-olla sobib just, ma ei tea, mingi poliitikasse minna või midagi ja teistele see on mingist teisest vaatepunktist ja ma usun, et inimene, kes lihtsalt tõeliselt järgib ennast, ta suunatakse sellele teele, ta nagu omamoodi inimkonda nagu aitab ja kõik, kellel seda vaja on. Aga jah, ma ei ole siiamaani leidnud väga head tasakaalu selle vahel, et teisi aidata, ühiskonda aidata ja samas, et mul oleks endas hea olla, sest vahepeal ma tõesti nagu täiesti cut-outasin kõik uudised. Ma ei loe uudiseid, ma ei vaata neid asju, ma ei taha teada lihtsalt, sest et ma ei ole piisavalt hästi suutnud veel oma endale sellist mulli ümber tekitada, kus ma ei võta liigselt kogu seda energiat enda sisse, sest et jah, ma arvan, et nendest asjadest on väga tähtis teada, aga kui ma ennast läbi selle ära tapan, siis sellel pole mõtet nagu, aga samas ma jälle nagu päriselt hoolin nii paljudest probleemidest ja ma hoolin igast inimesest. Tahan, et kõigil oleks hea olla, aga ma arvan, et ma praegu õpingi leidma seda mingit oma teed ja oma viisi.
kuidas kõike aidata. Ma arvan, et see resoneerub lihtsalt sellepärast, et ma tõesti loodan, usun, et kui sa seda praegu vaatad, siis sa oled üks nendest inimestest, kes tunneb asju väga sügavalt. Ja ma arvan, et see sügavalt asjade tundmine on nii ilus, kõige ilusam asi maailmas. Sellega oli nagu mingi teema, et need inimesed, kes on nagu hypersensitive, see on umbes nagu see tunne, kui sa oled kuskil ja näed päikseloojangut ja siis nendel, kes on nagu hypersensitive, neil tekib see tunne, et oh my god, see on kõige ilusam asi, mida ma olen kunagi oma maailmas näinud. See on nagu see emotsioon tuleb nii tugevasti, nii erksalt. Samas kui keegi teine su kõrval pole mingi, ja see on täitsa kena päikseloojang. Ja sa oled lihtsalt mingi, ma ei saa mitte kunagi sulle selgeks teha, kui tähtis see päikseloojang praegu on. Inimesele, kes seda ei mõista, siis see võib olla päris raske nagu aru saada, aga hypersensitiivsus on kindlasti palju keerulisem mingit pidi. Ignorance is bliss on ju. Nii on alati lihtsam elada, aga sügavalt asjade tundmine on nagu... See on nagu see päris elamus. Ma arvan ausalt öeldes, et tegelikult sügavate emotsioonide tundmine ei ole see, mis meil tekitab kannatust. Ehk siis nagu need inimesed, kes tunnevad palju asju palju sügavamalt, nad tegelikult ei kannata rohkem või nagu jah, muidugi asjad on nagu keerulisemad in a sense, aga ma arvan, et see kannatus tekib sellest, et me ei taha endal lasta neid asju sügavalt tunda. Ehk siis see on see tegelikult, miks need inimesed, kes asju tugevalt tunnevad, rohkem nii-öelda kannatavad. Vot, siuke mõte. Tean, et ma olen alati eluaeg tundnud, et ma tunnen asju liiga sügavalt, liiga tugevalt, et ma olen liiga palju ja et kõik läheb mulle nii palju korda, et ma olen kõigi eest nutnud, kõigi eest palvetanud ja kõigi elusid läbi elanud mingis mõttes. Ja ma tean, et nooremana see oli nii raske, sest et see nagu ikkagi kasvad üles keskkonnas, kus kõik kogu aeg kinnitavad sulle, et sa oled liig palju ja nagu see on too much ja nagu mis sul viga on ja nagu normaal on ja. Aga ma olen siin, et öelda lihtsalt, et kui sa tunned nii palju, siis see on kõige ilusam asi maailmas. Ja need inimesed, kes tunnevad nii palju, on täpselt need inimesed, kes päriselt midagi muudavad. See annab sulle nii palju võimu ja I'm here with you. Ma loodan, et sa lased endale neid asju tunda. Kannatus nende sügavate tunnete pärast lõpeb ära siis, kui lõpeb ära see endale hinnangute andmine ja charge imine oma tugevate emotsioonide pärast. Praegu, kui ma tunnen mingeid sügavaid tundeid ja mul tekib nagu suur kurbus või suur viha, siis ma naudin seda. Ma täiega naudin seda, sest et see on nii ilus asi, mida tunda. Nagu vaata seda lihtsalt. Muide, praegu on juuni, praegu on Pride Month. Me käisime meile ühes baaris, siis me saime nagu tatokaid seal Pride kuu toetuseks. Nii et happy Pride Month to you all. Ma nüüd lähen ja söön veel porgandeid.